Tervist, lugupeetavad komisjoni liikmed, head kutsutud külalised. Mul on ettepanek sellel töönädalal arutada täna siis rahvusvahelist kütusekriisi ja selle mõju majandusele ja riigieelarvele, ja kolmapäeval arutada koos Riigikontrolliga kõrgvererõhk tõve kui kroonilise haigusega patsientide ravi ja jälgimine, kontrolli aruannet ja selle järelmeid. Kui see päevakava on vastu võeta, ma loeksin selle kinnitatuks. Ja meil on palutud sellele praegu arutelule siis niisugused inimesed nagu Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, Rahandusministeeriumi riigirahanduse talituse juhataja proua Kadri Klaos, fiskaalpoliitika osakonna analüütikud Rait Pärs ja Kristjan Pungas, Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht härra Hannes Viira ja Varude Keskuse juhatuse liige Priit Tenok ning samuti majandusekspert Raivo Vare. Ja mul ongi palve tegelikult siis, et annaksin sõna kõigile kutsututele ja tegelikult siis Varude Keskuse puhul me sooviks saada vastavalt siis teie profiilile, et Põllumajandus-Kaubanduskojalt seda, mida tähendab see siis väetise varustuskindlusele ja diisli ja erimärgistatud kütuse puhul, milline koormus lisandub siis põllumeestele, Varude Keskuse puhul varude kindluse tagamine ja võimalik mõju siis ka varude jaeturule paiskamise osas ja tegelikult siis Rahandusministeeriumi poolt vaadates, mis on eelarvelised mõjud ja millised on võimalikud täiendavad maksupoliitilised mõjud, sest meil praegu on olukord valitsuse ette pandud aktsiiside eelnõu puhul, see ei tühista aktsiiside tõusu, vaid see lükkab selle edasi 12 kuud. Ja tegelikkuses ta loomulikult kehtivas hinnakonjunktuuris leevendust ei too, ta ei too ainult ei muuda olukorda süvendavaks veel. Ja muidugi Kliimaministeeriumi energeetika maavarade asekantsler Uigalt siis seisukohad ka selle kohta, milline on nii-öelda turuprognoos, ka siis loomulikult mitte niivõrd geopoliitiliselt, aga selliselt, et milline hinnaprognoosid praegu valitsus lähtub, mingisugune eeldus, mis on võetud. Ja kui kiiresti see normaliseerub ja härra Varelt kindlasti ka siis rahvusvahelistest oludest ja kütuseturust tulenev järeldus. Kui see on vastuvõetav, siis ma annaksin kõigepealt sõna härra Jaanus Uigale. Milline on siis see valitsuse vaates institutsionaalne mõju hinnatõusul ja milline on siis energiavarustuskindluses ja ka praeguse olukorrast tulenev hinnatõusu risk? Jaa, tere kõigile ka minu poolt. Olen Jaanus Uiga, olen Kliimaministeeriumis energeetika ja maavarade asekantsler. Aitäh, väga õigeaegne ja oluline arutelu. Kõigepealt tahan öelda, et kütuse varustuskindlusega Eestis ja meie lähiregioonis ei ole praegu probleeme ega ettenähtavas tulevikus ei ole probleeme. Selleks, et see ka jätkuks, liitusime või otsustas valitsus põhimõtteliselt liituda rahvusvahelise energiaagentuuri algatusega, mis paar nädalat tagasi välja tuli. 400 miljonit barrelit vabastatakse varusid erinevate riikide peale. Loomulikult Eesti osa sellest on proportsionaalne meie tarbimisega, aga osaleme selles ja käesoleva nädala valitsuse istungil ka siis ära formuleerida Varude Keskusele ülesanne varude vabastamise osaleda. Me plaanime teha. Aga jah, see põhisõnum on, et varustuskindlusele, kütuse kättesaadavusele me probleeme ei näe. Loomulikult see olukord seal Hormuzi väinakandis iga päev muutub ja kui siin iga päev ka siin Brenti hinda vaadata ka praegu, et siis minu meelest siin just sekund tagasi see kukkus jälle, et võib-olla selline reaalajas jälgimine, sellega ongi keeruline sellest pikaajalisest olukorrast pilti ette saada. Mis meid mõjutab loomulikult on kütusetarnete ärajäämine sealt Hormuzi väina piirkonnast. See enne kõike on nad mõeldud sinna Aasia piirkonda, nad lähevad sinna, see neile lähemal, ei ole vaja kaugemale viia ja see tähendab, et kui sinna tarneid ei jõua kohale, nii vedelkütus lõpptooted kui ka LNG, siis tähendab, et nad mingil määral vähendavad, vahetavad kütust nii palju kui saavad, aga hakkavad ostma ka mujalt kokku, mis tähendab, et kaudsed mõjud on ka Euroopale ja teistele piirkondadele. See väljendub eelkõige hinnas. Ehk siis peab hakkama võistlema seal pakkumistega erinevate riikide vahel ja siis need hinnamõjud on ju meil ka tänavapildis näha.
oleme teinud ka erinevaid arutelusid, nüüd on meil muidugi alates eelmise aasta septembrist on tanklaketid läinud üle teistsuguse linnastamismudelile, et kui varem oli kõigil sarnane, oligi samasugune hind, siis nüüd on ka tanklaketi erinevate tanklate vahel erinevad hinnad ja kui kuskil on kallis, siis võib-olla kõrvaltanklas või järgmises tanklas on isegi on märkimisväärselt soodsam, et see konkurents on tihe ja hoiab need hinnad nii palju all kui võimalik. Aga loomulikult, kui siin Brenti toornafta on, vaata, mis see viimane seis on, nüüd on ta 98,6, ma enne vaatasin, oli 108. Et siis on umbes 40% hinnatõusu, mis muidugi ei tähenda 40% meie postihinnas, sest meil on ka meie postihinnas ei ole ainult kütuse sisseostu hind, aga samas on ja siin kindlasti saab Priit Enok täpsemalt öelda, on diislikütuse hind märkimisväärselt rohkem kallinenud, sest selle hinnasurve on suurem ja samal ajal bensiinikütus ei ole nii palju kallinenud. Et lõpptoodetel on ka erinevus sõltuvalt sellest, millised konkreetsed tarned parajasti ära jäävad ja milline nõudlus on suurem. Ka diislikütuse tarbimine maailmas on suurem kui bensiinil. Rahvusvahelise energiaagentuuri pikaajalise liikmena saame regulaarselt energiaagentuurilt ülevaateid globaalse turu olukorrast ning koos varude keskuse abiga me jälgime nii Eesti kui regionaalset turgu ja tagame, et meil oleks kütused olemas ja see kindlus oleks paigas. Ja selleks, et meil igas olukorras olemas oleks, on meil ka endal kütusevarud 90+ päeva. 90 päeva on kohustus, enamasti nad on üle, pluss siis on ka veel kommertsvarud ehk siis ettevõtete enda varud, et nendest saab kindlasti Priit Enok täpsemalt rääkida. Ja hinnaprognoosidest, millega siis riigieelarve arvestab, saavad ilmselt rääkida kolleegid Rahandusministeeriumist. Nii, aitäh, ma annaksingi sõna siis Rahandusministeeriumile, et Rahandusministeerium räägiks, et mis siis on need hinnaprognoos ja kas on kavandatavaid mingeid muid siis regulatiivseid või maksupoliitilisi meetmeid võimaliku, kui hinnakorisor peaks tõusma teatud lävendist veel üle. Nii, Rahandusministeeriumi poolt siis kõigepealt Kristjan Pungas üle veebi räägib majanduse ülevaatest ja siis Rait Pärs räägib eelarve mõjudest. Kristjan, ma jagan paari slaidi. Et kas on kuulda? Jah. Okei, tere päevast, et olen Kristjan Pungas ja kõigepealt enne kui lähme maksulaekumiste mõjude juurde, et 2 slaidi ka nafta hinna mõjudest laiemalt majandusele. Et võime kohe liikuda siin järgmise slaidi peale. Et see siis nüüd, et Goldman Sachs siin märtsi alguses tegi analüüsi, et nafta hinna võimalikest mõjudest erinevatele majanduspiirkondadele ja siin on siis välja toodud see helesinisel tulbaga, et milline võiks olla mõju globaalsele majanduskasvule ja inflatsioonile siin riikide lõikes, kui nafta hind tõuseb $100 peale. Ja siin on märgistatud punasega olen Eurotsooni ja Kesk-Ida-Euroopa. Need on välja toodud, ehk siis mis siis puudutavad rohkem Eestit. Et kui, siin on eeldatud, et Hormuzi väin jääks suletuks 5 nädalaks ja mis siis toob kaasa nafta hinna püsivama tõusu $100 peale. Aga seda ei ole päris täpsustatud, kas ta jääb nüüd 3 kuuks, 4 kuuks või kui pikaks ajaks, eks ole. Aga siis, kui vaatame neid mõjusid, siis on näha üsna tuntavat mõju nii majanduskasvule, kus Eurotsooni majandus, see mõju oleks -0,6% SKP-le järgneva 12 kuu jooksul. Ja siis võtame Kesk-Ida-Euroopat, ja kus siis pigem mõjude poolest võiks ka Eesti liigituda, kuna Eesti on väike avatud majandus ja tundlikum välistele šokkidele. Ehk siis mõju tuleks lausa, võib tulla siin 1% juurde. Ja kui me vaatame inflatsiooni mõjusid paremal skaalal, paremal joonisel, et siis Eurotsoonile mõju tuleb 0,89% täiendavalt ja Kesk-Ida-Euroopale siis juba üle 1%. Nii et me näeme üsna tuntavat mõju käesoleva Lähis-Ida konflikti tulemusena.
vahetame slaidi. Ja siin on siis välja toodud bulletitena ka, et esiteks tähendab siis tagasihoidlikumat globaalset majanduskasvu, hoogsamat hinnatõusu ja nüüd üheks näiteks on ka eelmise nädala neljapäeval avaldatud Euroopa Keskpanga uus majandusprognoos, kus nad tõstsid eurotsooni inflatsiooniprognoosi selleks aastaks 1,9 pealt 2,6 peale. Ehk siis alles detsembris oodati vähem kui 2% hinnatõusu ja nüüd 3 kuud hiljem on juba 2,6% selleks aastaks. Nii et on tuntavad mõjud. Ja Eesti kohta juba sai mainitud, et meil on oleme väike avatud ja tundlikumad hinnašoki tõttu. Ühelt poolt ka on Eesti selline kulutused energiale ja ka mitte ainult Eestiga, siin Kesk-Ida-Euroopat laiemalt vaadates on kulutused energiale on veidikene kõrgemad meie suhtelise vaesuse tõttu ja see ka vist mängib oma mõju. Ja kui me vaatame lühiajaliselt, siis ilmselt tarbijad suudavad seda hinnatõusu ajutiselt kompenseerida oma säästude arvelt, aga pikaajaliselt on siiski mõju negatiivne. Ehk siis ajutiselt võib käibemaksu laekumine kütustelt kasvada. Ja kui me vaatame laiemat pilti, siis netomõju nominaalsele majandusele, ehk siis eurodes mõõdetuna ja eelarvele on negatiivne. Kui me vaatame mootorikütuste osakaalu majapidamiste tarbimises, siis see moodustab 4,5% ja gaasi puhul jääb ta alla 1%. Nii et eelmine aasta oli majapidamiste kulutused mootorikütustele jäid 750 miljoni euro juurde. Ja kui me nüüd võtame näite, et poiste hind tõuseb 1,50 pealt 1,80 peale, ehk siis oleks hinnatõus 20%, siis selle mõju DHI-le on juba pluss 0,9%. Ja kui siin täna hommikul oli juba tõusis kütuse hind, posti hind 2 euro lähedale, siis selle mõju DHI-le tuleks juba 1,4% lähedale. Nii et on üsna tuntav, saab olema see. Ja gaasi mõju on, kuna selle kaal on väiksem, tuleb täiendavalt samuti, aga on ta veidikene tagasihoidlikum võrreldes mootorikütustega. Et see oleks minu poolt lühidalt kõik. Nii, aitäh, väga niisugune asjatundlik analüütiline vaade. Nii, aga palun, Rahandusministeeriumi sinu. Tervist, minu nimi on Rait ja ma annan mõju nii kütuse hinnast, posti hinnast ja siis ka eelarve mõjust. Et alustuseks tõin siin välja sellise graafiku, kus on lihtsalt viimase 10 aasta jooksul välja toodud nii diisli kui ka bensiini hind Eestis. Ja loomulikult on ka näha väga kiiret hinnatõusu siin märtsikuus. Ja nagu eelnevalt mainitud, siis diislikütuse hind on tõusnud rohkem kui bensiini hind. Ja need on siis 20.03 seisuga, et see siin tõesti päevast päeva, tunnist tundi väga palju muutub. Aga selleks, et võib-olla saada paremini aru, millises olukorras on tarbija, tuleks kütuse hind suhestada mingi muu näitajaga ja ma suhestasin ta siin keskmise palgaga. Ehk siis mitu liitrit nii diislit kui ka bensiini saaks siis ühe keskmise palga eest osta. Ja kui seda pikaajalist trendi vaadata, siis inimeste ostujõud on ajas kasvanud. Praeguseks on ta siin langenud, võib-olla kui vaadata väga kaugele tagasi, näiteks 2019-18 aasta tasemele. Aga üldjuhul ikkagi pikaajaline trend on, et palgad tõusevad kiiremini kui kütuse hinnad. Ja kui vaadata, millest see kütuse hind üldse koosneb, siis siin on välja toodud nii diisel kui ka bensiin, et vasakul on diisel ja paremal bensiin, mis on see aktsiisi osa, käibemaksu osa ja lisaks on siis ka välja toodud maikuus kavandatav aktsiisimäära tõus, mis on ümardades siis koos käibemaksuga 4 senti, et täpsemalt oleks ta 0,38.
Ja see aktsiisitõus siis moodustaks hinnast, ütleme, 1,6 kuni 1,7%. Et mõju, ütleme, tarbijale liitri hinnas on võrdlemisi väike, aga mõju eelarvele on, ütleme, märkimisväärne. Et siin 2026. aastal on eelarve mõjuks 36 miljonit ja 2027. aastal siis 21 miljonit eurot. Ja siin on ka siis samamoodi ka arvestatud käibemaksu, lisaks siis aktsiisi, ütleme, enda komponendile. Aga minu poolt kõik. Nii, aitäh. Ja ma annaksin sõna nüüd, kas proua Klaas oskab veel täiendada, et kas on plaanis valitsusel mingi hinnahorisondi puhul prognostiliselt, ma saan aru, eks me jõuame selle juurde prognoosides, millisel tasemele prognoositakse hinda, et mis see võib tõusta, eks ole, siin kõnes 2,5 nõnda. Kas mingi hinnahorisont on ka, mille puhul mingeid täiendavaid siis leevendavaid meetmeid maksupoliitilisi rakendada või mitte või mingeid muid meetmeid? Et kindlasti on valitsus see, kes otsustab need täiendavad meetmed, hetkel neid otsustatud ei ole, aga kindlasti on võimalik hetkel õppida Euroopast, kus päris paljudes riikides on võetud erinevaid meetmeid kasutusele ning neid oleme ka vaadanud ja siin on otsustuskoht veel edaspidiseks. Et hetkel selliseid otsuseid veel tehtud ei ole. Aga muidu hinnatõusu me igal juhul oma prognoosis või nafta hinnatõusu oma kevadprognoosis ka ette näeme ja selle oleme ka võtnud täpsemalt või laiemalt analüüsi alla oma riskitsenaariumis, mida me siis prognoosiga avaldame ja analüüsime põhjalikumalt, kuidas siis kõrgem nafta hind võiks täpsemalt majandust mõjutada. Selge. Ja ma annaksin nüüd sõna Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajale härra Ants-Hannes Viirale. Siin on üks asi on kütus, teine asi on ka väetised, et kuidas siis Põllumajandus-Kaubanduskoda vaatab siis toidutootmissektori perspektiivis seda olukorda. Kas teie hinnangul mingeid täiendavaid regulatiivseid meetmeid on vaja või milline on rahvusvaheline turul valitsev olukord teie hinnangul? Tervist, on mind kuulda? Ja. Hästi. Ja aitäh kutsumast, et tõesti kütuste ja väetiste hinnatõus ja turul toimuv on põllumajandussektori jaoks väga oluline. Et kulu kütustele sektoris on aastas umbes 70 miljonit eurot ja kulu väetistele umbes 120 miljonit eurot. Ja see on kokku 20% kogu sektori vahetarbimiskuludest. Ehk et kui me räägime siin hinnatõusudest 30, 40, 50%, et siis me räägime tõesti sektori vaates kümnete miljonite suurusest lisakulust. Nüüd hetkel võib-olla loomulikult hinnatõus, eriti kütuse hinnatõus jõuab kohe hindadesse, jõuab ka kohe põllumehesteni, et võib-olla meie jaoks isegi murelikum on see, mis toimub väetiste turul. Tõsi, käesolevaks kevad- ja suvehooajaks kuskil 90% väetistest on juba ette varutud. Et sellega ei ole nii suurt muret. Aga maikuu tavaliselt on see kuu, kui varutatakse siis väetised sügisperioodiks ja siis järgmiseks hooajaks. Ehk et hetkel suuremad väetiste tarnijad ja tootjad muudavad hinnakirju praktiliselt igapäevaselt. Tihtipeale pannakse ka need tarned ja müügid seisma mingiteks aegadeks, et seda segadust ja ebastabiilsust on turul väga palju. Peame arvestama sellega, et mineraalväetiste või lämmastikuväetise peamine tootmissisend on maagaas. Ja me ei näe hetkel, et isegi kui see Hormuzi väina olukord peaks lähinädalatel või kuudel rahunema, et siis väetise hinnad langeksid. Et kuna seal on pihta saanud ka gaasi töötlemise taristu ja selle parandamine vist, kui uskuda rahvusvahelist meediat, võib võtta 3-5 aastat. Et siis pigem jäävad gaasi ja väetiste hinnad kõrgemaks ka pikemaks ajaks. Ehk et hetkeseisuga saab siis seda öelda, et sektori kulud aastas umbes nüüd kasvavad 10% kuni 90 miljonit eurot, kui võtame kütused ja väetised kokku. Ja arvestades seda, et teravilja hinnad ei ole kasvanud, kuna maailmas on varud suured, eelmine aasta oli väga hea saagiaasta, siis osadel põllumeestel, kes nüüd kevadel oma väetised varuvad, on mõtlemise kohta, kas üldse suvivilju külvata, sest et tõenäoliselt sealt kasumit ei ole võimalik saada.
Et palju on sellist ettenägematust, ebastabiilsust, aga pigem usume, et hinnad jäävad kõrgeks. Nüüd regulatiivselt ilmselt tarnetesse sekkuda ei ole võimalik. Kas on võimalik tootmissisendite toetusi tekitada põllumajandussektorile, vajab ilmselt uurimist arutelu, sest et ka WTO reeglite järgi peaks olema sisendite otsene toetamine piiratud. Aitäh. Aitäh. Nii, ma annaksin sõna härra Priit Enokile Varude Keskusest siis, et milline on meie varude seis ja milline on selle mõju hinnakonjunktuurile siis, kui osa varudest müüki pannakse? Aitäh. Eesti Varude Keskus on varusid hoidnud pikalt. Eestis me hakkasime kütusevaru moodustama 2005. aastal ja meie kohustus on 90 päeva varu vastavalt vedelkütuse varu seadusele ja see varu on meil olemas. See tähendab, et me oleme igal ajahetkel võimelised või meil on igal ajahetkel ladudes 3 kuu vedelkütuse tarbimismahule vastav varu. Meie ülesanne on ka hinnata turul toimuvat nõudluse muutust ja tegelikult varu me arvutame ka vastavalt tarbimisele eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal. Ja kui me vaatame pikka trendi, siis Eestis tarbimine hoolimata hinnamuutustest, hoolimata majanduskonjunktuuri muutusest väga pikalt muutunud ei ole. Meil on 3 põhilist varuliiki. Eesti naftatarbimine ja naftatoodete tarbimine ongi väga lihtne. Meil on transpordikütused, umbes 3/4 diislikütus, veidi üle 20% bensiin ja siis 5–7% sõltub ka aastast lennukikütus. Ainus varuliik, kus me näeme, või kütuseliik, kus me näeme kasvu, on lennukikütus ja see tuleb ka seadusandlusest, mitte mingisugusest väga erilisest lendude arvu muutusest. Nii et Eestis tarbimine on olnud hästi ühtlane. Me ei ole näinud ka tarbimises muutust ei jaanuaris, veebruaris ega ka pooles märtsis. Maksuamet peab väga korraliku ja avaldab väga korraliku ülevaadet sellest, kuidas meie tarbimispilt on. Ja ainus kütusegrupp, kus me näeme, et märtsi alguses muutus oli üles, see on eridiisel. Ehk et siis põllumeeste eridiisli müük on kasvanud, aga mitte ka nüüd märkimisväärselt. Meie varudest veel kord 90 päeva varu on olemas, on kasutamiseks. Enne Vene rünnakut Ukraina vastu 2022. aastal oli mõnevõrra, umbes pool varust oli Soomes ja Rootsis, umbes pool oli Eestis. Sealt me saime suunise varu Eestisse tuua samm-sammult ja tänaseks on üle ligi 90% varust on ka hoiustatud Eestis. Millest härra Uiga juba rääkis, Rahvusvahelise Energiaagentuuri üleskutse algatada siis ühistegevus varude vabastamiseks selleks, et defitsiiti vähendada ja Eesti osa selles põhimõttelise otsuse valitsus langetas. Varude kasutusele võtmine käib igal juhul valitsuse otsusega, see ei ole meie soolo. Põhimõtteline otsus on valitsuse poolt langetatud, me ka selle oleme Rahvusvahelisele Energiaagentuurile teada andnud. Meie osa selles ühisaktsiooniis 400 miljonis barrelis on 0,1%, umbes 250 000 barrelit ja kui see ümber arvutada meie kütustesse, siis see on umbes 33 000 tonni erinevaid kütuseliike ja see on meie varudest kuskil 11 päeva varu. Me oleme võimelised sellisel moel selles solidaarsusaktsioonis osalema ja see vähendaks siis meie varuseisu 10-11 päeva võrra. Järelikult me läheksime, meil on väike ülevarudena, me läheksime umbes 92 päeva varu pealt umbes 80 päeva varu peale meie ladudes, mis on jätkuvalt meil kättesaadava kasutamiseks valmis. Selge, aga läheks küsimuste juurde. Küsimus olekski teile, härra Enok, aga selle asja mõju, et kas te siis vabandust, andke andeks, ma Raivo Vare unustasin, kuidas sai nii-öelda. Härra Vare, rääkige meile, mis meist saab? Mis saab tegelikult rahvusvahelisest kütuseturust, ütleme, et kui pikaajaline see kriis on ja mis on teie nii-öelda analüütiline vaade hinnakonjunktuurile, mis siin võib välja kujuneda, nii palju kui selles segaduses on võimalik seda hinnata? Härra Vare, Kuulates, aitäh kutsumast ja kuulamast. Kuulates seda, mida praegu eelkõnelejad rääkisid, siis kõige traagilisem ei tundu see pilt nende jaoks olevat ja see tähendab ka seda, et ei ole põhjust uskuda Rahvusvahelise Energiaagentuuri juhi Birooli juttu, kes ütleb, et seekord on tegu kriisiga, mis on nagu 73., 79. ja 2022. aasta kriisid kokku.
et oleme optimistid, punkt 1. Punkt 2, eksisteerivad väga palju muutujaid ja teadmatust, mis on seotud jumal teab mis asjaoludega, meil ei ole mingit pistmist turuga. Ja kus praegu optimismi, mida ka turul hinnastamisel on märgata, toidab arusaam, et Briti ja Katari vahendusel mingisugused kuidas nüüd öelda, kabineti läbirääkimised käivad Iraaniga USA-l. Iseasi, mis sellest saab. Nüüd kolmas teema on seotud sellega, et tegelikult selliste kriiside eripära ei ole ainult selles, et nüüd praegu midagi on halvasti, vaid ka sellega seotud, et iga uudist mõjub halvasti, sest üle 40% selle turu rahadest nüüd tundub, et liigub tegelikult finants nii-öelda investeeringuraha mitte, ehk siis spekulatiivne raha, mitte nõudluse pakkuse vahekorra järgne, mis on palju nii-öelda tõmblevam ja emotsionaalsemalt reageerivam, sellega tuleb arvestada. Me näeme seda aeg-ajalt lihtsalt neid ehmatusi, eks ole. Nüüd järgmine teema on seoses sellega, et Iraan ise ei ole suuremat sorti, kuidas nüüd öelda, tarnija, sellepärast, et ta on oluline tarnija, aga ta on piirkondlikult oluline tarnija ainult ja tal on ka see kogus praegu Trumpi poolt ajutiselt vabastatud, nii et võib öelda, et midagi hullu. Nüüd teine selline reserv või ressurss, mida Ühendriigid on samuti ajutiselt tingimustega vabastanud, on lisaks nii-öelda sellele EIA reservide teemale on tegelikult Vene floating storage. Vene floating storage on tänase päeva seisuga suurusjärgus 200+ miljonit barrelit ja sellega tõenäoliselt on võimalik ka hinnatippusid maha kraapida. Nüüd samal ajal muidugi Primorskis lõhkevad mahutid ja põlevad ja see võib tekitada teatud probleeme, sest 2/3 ja Usluga ka pidi seisma, see tähendab, et 2/3 nii-öelda Vene naftaekspordist liigub ju siit kaudu ja meie Lahemaa eest ja meie Lahemaa reidil toimetavad ka need laevad, aga see on teine teema. Nüüd järgmine teema on seotud sellega, et tegelikult on olemas veel tehnilised asjaolud. Ja täna on Economistis väga hea lugu, mis kirjeldab, palun lugege, kes ei ole veel lugenud, mis kirjeldab tehiolusid. Ja tehioludega on selline lugu, et need on objektiivsed. Olles selles sektoris ise töötanud, siis ma võin teile kinnitada, et kui miski puudutab pumpa või toru või näiteks survet või näiteks puhastusastet, mis on industriaalse mastaabiga tööstuse tunnus, mida ju tegelikult naftalogistika ja gaasilogistika on, vedelgaasiga vaatad veel rohkemgi, siis seal ei ole kompromisse. Seal ei ole võimalik ei Trumpil ega meil teiega mitte midagi kaasa rääkida. Seal on mängureeglid. Ja mängureeglid, mis on väga karmid ja mis on tegelikult aega nõudvad, mitte ainult kapitali nõudvad. Ja kui nüüd tuletada meelde, et kui Katarile tehti haiget iraanlaste poolt ja pandi kinni nende vedelgaasi tootmine, siis ütles nende ministeri otse välja. Ta ütles otse välja, et kui nüüd sõjategevus lõpeb, siis läheb vähemalt 2 kuud, et taastada. 2 kuud, et taastada senine kord. Jutt on praegu vedelgaasist. Nüüd mõtleme selle peale, et nüüd Economist toob ära andmeid, et 17% sellest töötmisvõimsusest on täielikult rivist väljas, mis võib võtta 3-5 aastat. Ja tegelikult on pilt palju kurvem, et see võib rohkem aega võtta. Nafta puhul on natuke kergem. Siis on olemas asjad, millest samuti vähe räägitakse, on see, me ei tea täpselt, kui kahjustatud on tegelikult nafta infrastruktuur. Nafta ekspordi infrastruktuur konkreetselt ja ka nafta tootmise infrastruktuur või ka gaasi tootmise puhul ja ekspordi puhul sama. Sellepärast, et näiteks kui laev on põhjas kai ääres, siis seda ei tõsteta 2 päevaga ülesse. Eriti kui tegu on veel suure Aframax või pluss tankeriga. Kui see veel siis on, siis seda ei saa aastagi jooksul võib-olla üles. Teine asi, kui on kaid kahjustatud, kui on laadimistehnika kahjustatud, see kõik võtab aega, selle kõige parandamine on võimalik, see võtab aega ja muuseas see läheb kõik hinna sisse ikkagi. Aga ühesõnaga, nüüd järgmine teema on seotud sellega, et me ei tea, mis hakkab toimuma kindlustusturul. Kindlustusturg laevanduses on kõik. 90% laevanduskindlustusest on tegelikult naftanduses, naftandus üldistavalt gaasindus seal hulgas, on täna tegelikult P&I, mis tähendab seda, et ühel või teisel viisil Londonis.
mis tähendab seda, et tegelikult 70% otsekindlustust ja 20% kaudseid mõjusid tähendab seda, et tegelikult nemad otsustavad, kui kiiresti nad muudavad oma reegleid. Praegused reeglid on sellised, et seni 4-5-60 000 dollarit päev maksnud tankerid maksavad miljoni päev. 2. Iraan lubas mõned sõbralikumate riikide tankerid ka nüüd enda juurest läbi 2 miljonit tükk iga läbimise eest. See tähendab seda, et see kõik tuleb ikkagi hinda, isegi siis, kui nafta liigub või gaas siis ka hinda. Nüüd järgmine teema. Punasel merel me nägime, mis juhtus. Houthid on lõpetanud novembrist alates ju tegelikult laevade pommitamise. Ja nüüd tänaseni ei ole kindlustus veel tulnud kaasa ja laevaomanikud ja tulemuseks on, et gaasitankerid ei käi Suessi kaudu. Gaasitankerid ikka käisid. Need samad sealt Pärsia laest tulnud gaasitankerid käisid ju tegelikult ümber Aafrika. Plus 3 kuud ja plus 2 miljonit vähemalt kulu juurde. Ja see tähendab seda, et meil ei ole põhjust arvata, et nüüd kui Houthide sõnu ei usuta, et Iraani sõnu rohkem usutakse. Eriti kui kontrollimatu ja detsentraliseeritud tulistamisotsuste süsteem neil toimima jääb, kõik hävitada ei suudeta ja nad jätkavad tulistamist. Kas või piisab 1-2, isegi mitte tabamusest, rünnakust. Ja kohe kindlustuspreemiumid jooksevad ülesse ja mõned loobuvad killustamast ja siis laevad sinna ei lähe. 400 laeva on kinni otseselt praegu selles lõksus, nii-öelda laadimislõksus ja peale selle on kokku veel kuskil üle 1000 oli neid mõni aeg tagasi, kes olid seotud logistiliselt selle sinna minekuga või sealt tulekuga ehk siis selle ringi rattas sõitmisega. Kui see nüüd ära lõpeb, ütleme, et homme lõpeb sõjategevus ära, siis selleks, et need tankerid sinna tagasi jõuaks, läheb aega sõltuvalt sellest, kas nad juba tulid Atlandile või mitte, kas nad on juba nii-öelda leidnud uued koormad või mitte, siis see võtab miinimum, ma rõhutan seda, miinimum 5 nädalat aega. Ehk siis tegelikult tarneteemad jätkuvad ka veel pärast mõnda aega pärast sõjategevuse lõppu. Ja viimaks üks asi veel. Kui me vaatame, mida hinnaprognoosijad ütlevad, siis 150 on suhteliselt selline tavaline, et kui see sõda veel kestab üle kuu lõpu, siis tõenäoline on, et 150 barreli hinnaks läheb. Jutt ei ole, eks ole, spetsiaalsortidest nagu Omani oma, mis olid juba 150, või jutt on nii-öelda Brendist. Nüüd, kui vaadata ajalukku, siis 73. aastal kestis see järellainetus. Selle kriisi järellainetus puht tehnilistel põhjustel, millest ma eelmises punktis rääkisin, kestis 4+ kuud. Kui me vaatame praegu 79. aasta naftakriisi, siis see kestis teadupärast aasta, järellainetus, aasta. Ja nüüd, kui kaua kestab nüüd, me ei oska öelda, aga praegu on kõik majad tõstnud aasta keskmisi prognoose. Kõik on tõstnud. On tõstnud praegu laias laastus aasta keskmise, kuna nafta maailm töötab keskmise aasta arvestuse järgi, siis 8-9 dollarit barrelist. Noh, mis tähendab paarkümmend senti ikkagi tuleb juurde hinnale paratamatult ka jaes. Mis tähendab jällegi seda, et me peame arvestama, et hinnad tõusevad, me peame arvestama, et tegelikult nii toiduainete kaudu kui kütuse ja sealt kaudu transpordikuludega koos tõusevad hinnad meil. Nii või naa, inflatsioonist juba räägiti prognoosidest, need on väga optimistlikud, kui kestab kauem, siis loomulikult on kõik pilt veel dramaatilisem. Ja siit kokkuvõttes üks väga väike soovitus. Võiks olla see, ma kuulsin, et rahandusel on kriisistsenaarium, võiks nagu see kriisistsenaarium olla juhuks, kui läheb halvemini, kui praegu loodetakse. Mis siis teha? Ja need võtted klassikalised on tegelikult teada, lisaks maksupoliitilistele trikkidele on, eks ole, ja seal kasumlikkuse käppimisele, mis tavaline on, siis tegelikult on hinnakäpp ja kompensatsioonid juhul kui. Nii et põhimõttest midagi targemat siin väga palju välja ei mõtle. Kui keegi arvab, et on võimalik 100% vältida hinnatõusu selle tohutu kõigi aegade kõige suurema reservide turule paiskamisega, siis vajadus on üle 2 korra suurem, ka optimistliku variandi puhul, mitte 400, vaid 800 miljonit barrelit. Ja teiseks veel üks asi, muuseas keegi ei räägi sellest, et nende reservide vabastamise tehnilise ahela tempo on 4-5 miljonit barrelit, mitte rohkem. Ehk siis korrutame 400 ja jagame selle 4-ga, siis me saame 100 päeva, tuleb see reserv nii-öelda turule. Võib-olla natuke vähem, aga mitte kiiremini. Mis tähendabki seda, et lõppkokkuvõttes kõik vaated praegu on maikuus.
turg vaatab praegu maikuud ja maikuus on praegu siis optimistlik stsenaarium versus pessimistlik stsenaarium ja optimistlik stsenaarium praegu veel prevaleerib, aga kogu aeg murepilved kasvavad. Kas läheb paremini, halvemini, elu näitab? Nii, aitäh. Aga läheksime siis võib-olla küsimuste juurde ja tähelepanekute juurde, eks ole. Härra Alaspa. Minul on küsimus ministeeriumi esindajale, et kas teil on ka praegu olemas arvutus, et kui palju kallinenud kütusehindade juures makse rohkem laekub riigile? Aitäh. Ma saan aru, et siin on küsimus eelkõige käibemaksu osas. Aktsiisid tuleb liitri pealt, et see ei sõltu hinnast. Käibemaksu osas on neid spekulatsioone olnud palju, oleme samamoodi seda vaadanud, aga siin on riskikohad, et kui me räägime ainult maksutuludest, siis ei anna netomõju eelarvele, sest esimestel kuudel me näeme, et tõenäoliselt, et käibemaksu tasumine kasvab, aga pikapeale see taas tuleb allapoole ja kui me vaatame veel riigieelarvet, siis siin kasvavad ju ka kulud, et kütuse hinnast sõltuvalt kasvavad, suureneb DHI, inflatsioon, ka muud kulud ja otseselt ka kütusekulud, mis on sisendiks siis ka riigieelarve kuludele. Lisaks, kui vaadata käibemaksu laekumist, siis miks me arvame, et pikaajaliselt siin ei tule pikaajaliselt suurt positiivset mõju, et kui me vaatame ka seda eelmist kriisi, mis siin oli seoses Venemaa kütusepiirangutega ja energiahindade tõusuga, siis tõepoolest esialgu pered suutsid kõrgemaid hindu katta säästude arvelt. Pikemas plaanis sissetulek ei kasva. Ja kui kasvavad ka toiduhinnad, muud tarbekaupade hinnad, siis sul on vaja hakata tegema valikuid. Et mis kulud ikkagi teha, et suure tõenäosusega lihtsalt kütust ostetakse vähem, et tarbimine ka langeb. Just selle tõttu, et inimeste sissetulek on piiratud. Et sellepärast see efekt kindlasti ei ole nii lühiajaline ja ainult maksutõusust rääkides on see mõju eksitav. Et mõju positsioonile, eelarve puudujäägile on ikkagi arvestades ka kõiki neid laiemaid mõjusid ja kulusid samamoodi. Ja siin me positiivset mõju pigem ei näe, sest majandus jahtub, sissetulekud ei kasva ja tarbimine on piiratud. Nii, härra Varel on ka replik või tähendus? Jah, mul on küsimus täpsustuse tarbeks. Kas me üldse elektrist ei räägi või? Asi on selles, et kuigi nafta ei ole elektri tootmise ressurss meil, aga nafta mõjutab ka gaasihindu ja gaasiga on ju tegelikult hetkel suurem katastroof, jutt on praegu selle Pärsia lahe sündmusega seoses, kui naftaga. Ja seal on Euroopa tegelikult väga lollis olukorras, kordab Putini 22. aasta Ukraina invasiooni-eelse, 21. Ukraina invasiooni-eelse gaasisõja olukorda, kus meil tuleb Aasiaga võidu joosta kõikide gaasikoormate pärast, sest Aasia oli väga sõltuv sellest, mis Pärsia lahes toimub. 75% Jaapani intake'ist, 65% Lõuna-Korea intake'ist olid kõik ju Pärsia lahest, pluss kõik muud asjad siin otsa. Nii et see tegelikult tähendab, et gaasihinnad lähevad üles, gaasihindade prognoos on, et gaasihinnad võivad kasvada sellega võrreldes, mis natuke aega tagasi olid 20+ korda. Mitte protsenti. Ja kui see ei avalda mõju olukorras, kus gaasijaamad teevad ka hinnatippudes turgu meil, praeguste lollakate reeglite järgi, vabandust, siis see tähendab seda, et tegelikult see tähendab seda, et me oleme olukorras, kus meil elektrihinnad hüppavad ülesse. Me räägime küll sellest, et kütusehind nii või naa, käibemaks siia, sinna, toiduained murelikult, aga saame ka võib-olla hakkama natukene. Aga mõelge, kui elektrihinnad lähevad üles, siis see kõik võimendub. Ja peaks sellest ka rääkima, kas on tehtud kalkulatsioone, mis võib juhtuda juhul, kui gaasihinnad ongi 20 korda kõrgemad praegusega võrreldes, kas või mõnda aega. Mis see toob kaasa elektriturule?
kuidagigi peaks seda ka prognoosima ja mis siis teha, sellepärast et kui nüüd hüppavad hinnad elektriturul 2+1000 hinnad, 2+1000 peale teoreetiliselt on võimalik, siis see tähendab seda, et võib-olla rohkem, aga mitte vähem. Siis see tähendab seda, et siis juba inimestel on kõri peos isegi soojal suvisel ajal. Ja siis tuleb hakata mõtlema, kuidas lähenevate valimiste foonil peaks neid inimesi natukenegi maha rahustama. Nii, Diana Ingerainen. Ja aitäh, tuleb ennast hirmust jälle tagasi. Et mul selline küsimus, et meditsiinis ja tervishoius on üks indikaator on hingamisaparaadid ja siis et palju nad kasutuses on ja et mis hetkel on nagu kas siis kriisimoodi asi või siis et mitte ja sellest tulenevalt meetmed. Et kui hea ülevaade meil on oma siis kütusevarude osas ja kui suur nagu, võimekus on sellele reageerida. Et ma ei arva, et teil kodus on need näidud, et nii palju on nüüd sellel rahval ja nii palju sellel, aga et kas, et kui ruttu me suudame reageerida, kui see kriis nagu tekib, et praegu nagu Raivogi ütles, et mis siin kõik tulemas võib olla, et kui palju me Eestis nagu valmis oleme? Ja, kui tohib, siis ma alustan ja Priit Enok saab üle võtta, et nüüd millised kütusevarud inimestel kodudes on, et tõenäoliselt kui tegemist ei ole suure põllumajandusettevõttega, siis on paagis olev kütus, et mida siis Priit Enok alati soovitab paagi täis võtta, et siis on varud suuremad. Aga selleks, et inimestel oleks kindlus olemas, et tanklast kütust saab, siis on riigil enda varud, mis on ostetud ja nüüd on ka põhiosas Eesti territooriumil üle 80% enamik kütuseliike või lõpptooteid versus siis 2022, kus meil oli siis sellise soodsama varude paigutamise mõttes oli osa kütusest ka Eestist ära. Et meil need varud on Eestis olemas ja juhul, kui tekib mis ei ole ette näha, tekib kütuse varustamise tarne probleem, siis saab neid varusid kasutusse võtta ja need jõuavad tanklatesse, aga nad jõuavad inimesteni samamoodi nagu tavaolukorras, ehk siis tanklad või ütleme siis kütuse müüjad saavad osta seda kütust, kui neil on see vajadus, juhul kui selline olukord tekib ja siis saab tanklast, saavad inimesed kütust. Loomulikult seal on ka veel erinevad kriisistsenaariumid, et on võimalik teatud tarbijatele eelisjärjekorras anda kütust, on ettevõtted, kellel on lepingud tehtud, kes tarbivad suures mahus, et neile tuuakse eraldi kütus kohale, et selliseid kütusega varustamise kriisiplaane on tehtud varem ja tehakse ka edaspidi. Nüüd, kuna jutt käis ka gaasil, siis gaasis on samamoodi 2022 soetati ka 1 teravatt-tund gaasivaru Läti gaasihoidlasse, seda haldab ka Eesti Varude Keskus, samuti on Eleringil juba varasemast ajast umbes 0,3 teravatt-tundi gaasivaru ja seda konteksti panna meil selline tarbimine on olnud seal 4 teravatt-tunni juures aastas. Jah, et see on väga suur osa meie tarbimisest. Tõsi, see talv oli see tarbimine suurem, oli ka viimase 25 või isegi rohkem aasta üks küllamaid talvi. Nüüd ka praegu toimub siis see Läti gaasihoidla täitmine. Eestis gaasihoidlat ei ole, et sellepärast seda nagu füüsiliselt siin hoida ei saa, et vedelkütusega on lihtsam, et meil neid kütuseterminale või ladustamiskohti on eriti Eesti tarbimise vaates on päris palju ajaloolistel põhjustel. Nii et need on need elemendid, mis meil on olemas, mis meil on kasutada, aga loomulikult esimene ülesanne tagada, et neil kütus oleks olemas on ettevõtetel endil ja siis riik tuleb viimase võimalusena sisse, mitte esimesena, sest muidu me kasutame need varud ära ja siis neid pole. Et need varud ongi selle jaoks, umbes nagu kindlustuski, et loodad, et mitte kunagi neid vaja ei lähe. Aga väga hea on, kui need on olemas. Nii, Brunel Rokkas. Aitäh. See oli huvitav võrdlus meditsiini poolega. Asi, mida hästi tunnete, on ravimivaru või ravimite pool. Kütus on isegi mõnevõrra lihtsamini jälgitavasi kui ravimid. Ravimites on ka ju väga hea ülevaade sellest, mille järgi on nõudlus ja mis on turul saadaval, millest on puudujääk. Kütuses meil on
üksikud varuliigid või kütuseliigid, nagu ma enne nimetasin, diislikütus, lennukikütus, bensiin, ja on veel laevakütused ja mõned lisandid. See on kõik aktsiisikaup. Rahandusministeerium võib siin mind aidata, aga see on kõik väga hästi jälgitav, kontrollitav, ehk et me näeme väga täpselt kütustes tarbimist, me näeme väga hästi laoseisusid ja me selle pealt, muidugi me prognoosida oskame, kuidas ma ütlen, see tahavaatepeeglisse vaadates, ehk et millised olid eelnevad perioodid, aga see on üks pool asjast, me teame oma turunõudlust, me teame koguseid ja me suhtleme kogu aeg ettevõtjatega. Eestis on ainult mõned maaletoojad, täpsemalt on 2 suurt maaletoojat, niipea kui meil asi keeruliseks läheb, nii nagu praegu, meil kohe avanevad konsultatsiooniringid ja nad kinnitavad, et kütuse varustatus praegu meie piirkonda, me erineme tegelikult Kesk-Euroopast, enne oli juttu, et me oleme Kesk-Euroopaga samas justkui riskipiirkonnas, me siiski oleme erinevalt näiteks Ungarist või Slovakkiast, kes täna on oluliselt suuremas hädas, meil on mereterminalid, meil on see ajalooline pool ja kogu see varustatus käib kas meritsi või raudteed pidi ja meie maaletoojad kinnitavad, et kõik need fikseeritud pikaajalised aastased lepingud peavad, nad ei näe kumbki, ei Neste ega Orlen, need 2 suuremad, kes meie turgu varustavad, nad kumbki mõlemad kinnitavad, et varustatus ja lepingutest kinnipidamine, ilma muredeta selle kalendriaasta sees on garanteeritud. Loomulikult kõik sõltub stsenaariumist ja olen hästi nõus härra Varega, et kõik sõltub sellest, missugune riskistsenaarium käivitub, sest et tänane vaade, tegelikult on ta selle 3 nädalaga hästi kiiresti ju muutunud. Kui me läheme täna kas või nädala ajas tagasi, siis oli juba ikkagi, prognoos on muidugi erinevaid. See $150 barreli eest toornafta hinna prognoos on tekkinud ka eelmise nädala lõpus, selle nädala alguses. On ka neid prognoosijaid, kes ütlevad, et võimalus kasvuks on ka 200 ja just nimelt mõju on ühelt poolt, kui kaua Hormuzi väin kinni hoitakse, teine on see tõesti, kui suurt halba tehakse sellele taristule, mis on siis seal lahepiirkonnas ja kui kiiresti seda taristut on võimalik taastada. Aga päris sellist $150 barreli eest prognoosi, seda nähakse ühe võimalusena, siis kui punane stsenaarium, meil on ka, eks ole, see valgusfoori režiim või riskimaatriks, et kui päris see punane stsenaarium jääb pikalt ja aina eskaleerub, siis tõepoolest on riskid, et toornafta hind tõuseb ülesse, suured. Täna siiski selline baasuskumine ja ma võin kinnitada, et Fatih Biroli sõnu ka selles suhtes ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri vaadet, et siiski $120 juures barreli eest me usume IEA-s, et me siiski tänase arengu peal olema. See, mis puudutab varude kasutuselevõttu, seda sama 400 miljonit barrelit, see ongi planeeritud umbes 3-kuuline kasutusevõtu aeg. Need ei olegi varud, mis jõuavad nipsust turule ja tegelikult ei ole ka IEA liikmesriikidel, meid on 32, me ei ole võtnud endale ülesandeks nüüd kogu maailma puudujääki ära katta. Täna IEA vaate järgi on puudu, Hormuzi väinast käib rahulikul päeval läbi umbes 20 miljonit barrelit. Sellest umbes 10 miljonit barrelit on täna tõrkes. Siiski Saudi Araabia on peaaegu säilitanud oma ekspordivõimekuse läbi selle, et ta oma torujuhtmest annab läänekaldale ja Punasesse merre. Jah, seal on teised geograafilised riskid, seal on teised pinged. Ühendemiraadid suudavad ka minna Hormuzist mööda. Need on kõik muidugi sellised tagauksed, mida kasutatakse. Lõpuks on need laheriigid ju ise eluliselt huvitatud oma kauba müügist, sest see on nende riikide ellujäämise küsimus samamoodi, sest see on nende kaup, millega nemad oma majandust hoiavad. Nii et need samad laheriigid, kelle kaup täna läbi väinade tuleb raskustega välja, need samad riigid tegelikult on samamoodi huvitatud sellest, et maailmast olukord laheneks. Nii et olukord on tõsine, see on täitsa selge. Varude kasutamine on ainult üks lahendus, aga me oleme võimelised oma sammud ära astuma ja see, et varud tõesti üle öö varu kasutusele jõua, see ei ole mitte, see ei juhtu niimoodi Eestis, see ei juhtu niimoodi ka globaalselt, sellega ka turg tegelikult arvestab. Nii, aitäh. Härra Enok, ma küsin täpsustan üle, et just siin härra Biroli prognoos või siis Energiaagentuuri prognoos $120
dollarit barreli eest, see on siis aasta keskmine, mis võib tulla lõpuks välja või? Ei, no see on praegu, ütleme, see 400 miljoni barreli turule vabastamine tuli ka vastu riskihinnangut. Ja see oli siis, ütleme... See oleks olnud tase ilma selle otsuseta või? Ja me võtame selle hinna üheks selliseks sisendiks või indikatsiooniks, et me IAS ütleme niimoodi, me ei reageeri varudega hinnale, või selles mõttes, et me ei lähe varudega turule selleks, et hinda alla tuua, me võtame hinna kui indikaatori, kui kiiresti ja missuguses tempos on vaja reageerida. Aga olukord selles mõttes on tõsine, me ei ole kunagi varem sellist mahtu varu kasutusele võtnud. Ukraina-Vene sõja alguses me ühiselt võtsime kasutusele 180 miljonit barrelit, nüüd on 400 miljonit barrelit. Ja siis muidugi oli Euroopa see, kes oli tõsises hädas, sest et Euroopas hakkasid füüsiliselt, olime olukorra ees, kus Vene nafta meie turule ei jõua, Vene tooted meie turule ei jõua ja see võib juhtuda, et üle suve me juba oleme selges defitsiidis. Täna on siis põhilised hinnaindikatsioonid tulevad Aasia poole pealt, aga lõpuks on see kõik globaalne turg ja kütuseturg on täpselt nii seotud, et me oleme näinud ka seda, et kuidas juba lennukikütuse kargod, mis olid mõeldud Euroopasse, pööravad nina ringi ja tanker läheb Jaapani poole ära, nii et seda kõike tegelikult täna turul toimub ja juba seda üleostmist toimub. See on ka reaalsus. Nii, aitäh. Aga härra Uiga, ma küsiks nõnda, et siin härra Vare pani lauda selle küsimuse, et nii-öelda kõigi energiakandjate omavaheline niisugune üksteise mõjutamine. Et meil on praegu elektri hind, milline see võib olla kujuneda välja siis aasta keskmisena või siin lähema aja jooksul gaasi hind ja siis kütuse hind. Et Rauiga, kas te olete siis energiapoliitiliselt olete mingisuguse teinud, kas siis baasprognoosi ja riskiprognoosi olete teinud ja selle pinnalt, kas siis on ka, mida siis need prognoosid näitavad ja kas selle pinnalt on siis ka mingisugune pöördekoht otsustamisel, mingisugused täiendavaid Eesti siseriiklikke otsuseid, mida mõtlete langetada, või see tegelikult selle prognoosimise ja analüütilise hinnangu kujundamise pädevus on mingil muul institutsioonil, mitte siis Kliimaministeerium. Nii, Rauiga. Jaa, aitäh. Kliimaministeerium Eesti energiapoliitikat eest veab koos partneritega, et sellist analüüsimaja, et korrusetäita analüütikuid või isegi rohkemat meil kindlasti ei ole, et seda meie riigi ressursid ei võimalda. Kasutame sisendina erinevate muude organisatsioonide prognoosi, samuti oleme ka, nagu oleme välja toonud siin varasemalt, näiteks Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmed, ühed väiksematest kütusetarbimise mõttes, aga saame ka nende analüüse kasutada. Et lihtsalt natukene konteksti erinevate riskistsenaariumite kõrvale, et märtsis 2026 kuni homseni või tänaseni hinnad. Eesti elektrienergia börsihinnad, Eesti keskmine börsihind umbes 59 eurot megavatt-tunnist. Itaalias keskmine börsihind kuni siis tänaseni homseni, märtsis umbes 140 pluss eurot megavatt-tunnist. Et kui siin on meediast ka läbi käinud, see erinevus seisneb selles, et Itaalias teeb hinda suurel osal ajast gaasijaam või siis maagaas. Eestis on meil võimalik soodsat Soome elektrit importida, samuti on meil endal soodsat elektritootmist juurde tulnud. Kui me võtame päevase graafiku lahti, siis päikseelektri ja muude tootmise tulemusena meil on rohkem tootmist, kui tarbime. Ehk siis me oleme, kogu Euroopa tegelikult on seda teinud, et kui mõelda 2022 aasta peale, siis meil seda uut võimsust, mis ei sõltu fossiilkütustest, importfossiilkütustest, on tekkinud üle Euroopa juurde ja see vähendab neid tunde, kus siis see hinnamõju on olemas. Nüüd, ehk siis siin lähikuudel, suvel meil on tarbimine väiksem, meil on soodsat tootmist on rohkem kogu regioonis, et siis see mõju maagaasi hinnale võiks jääda tagasihoidlikumaks. Nüüd, mis saab edasi? See sõltub palju sellest, kui kauaks maagaasi hind jääb kõrgemaks. Jällegi see muutub siin huvitaval kombel sama koosoleku alguses toimus suur kukkumine 61 eurolt megavatt-tunnist 54 peale, et nüüd läks 57 peale, ma ei tea, kas selle koosolekuga on seos.
aga see muutubki päev-päevalt, et see turg otsib alati nagu seda parimat hinda kohe, kui on, ja tegelikult see uudis oligi, et Donald Trump peab mingeid läbirääkimisi. Nii, kohe vaadati selge, nüüd on võimalus siit kuidagi alla poole tulla sellest hinnatasemest. Et praegu on vara veel öelda, mis saab, et kui see kriis lahendatakse ära, hakkavad need kargod liikuma, siis see maagaasi hind ka ei lähe kõrgemaks, tuleb veidi alla, võib-olla saame näha. LNG ei ole kogu maailma maagaas, et LNG on üks osa sellest, et meil on ka torugaasi mujal maailmas ja need, kellel siis see LNG läheb liiga kalliks, et nad vahetavad ka kütust. Et see mõju ei pruugi olla nii suur, aga seda me näemegi tulevikus. Et meie vaatest on oluline, et meil oleks soodsamat tootmisvõimsust järjest rohkem. Need, mis on meil praegu olemas, need juba aitavad, tulevikus tuleb seda veel teha ja meie strateegia ongi olnud, et need juhitavad jaamad ongi selleks ajaks, kui meil tõesti seda soodsamat võimsust ei ole kasutada või ei ole soodsat impordivõimekust. Aga praegu, jah, tänased faktid on sellised, et Eesti hind on üks Euroopa märtsikuus kuni tänase homse seisuga on üks Euroopa soodsamaid erinevate asjade koosmõjus. Ka selle arvestades, et see Hormuzi väina kriis algas ju tegelikult veebruari lõpus. Nii et selle mõju on meile praegu olnud madalam. Tulevikus palju sõltub sellest, kaua see olukord kestab. Kui kaua see kestab, ei tea. Kas keegi teab? Eks me siis saame pärast tagantjärgi ajaloo annaalidest teada. Aga mu küsimus ongi, et selles, et kui me võtame mootorkütuste hinna perspektiivi, et mida siis ministeerium sellelt, kui ta võtate erinevad aasta prognoose, eks ole, ja siin loomulikult need muutuvad reaalajas, eks ole, siin kõik see muu, et siin oli härra Vare osundas sellele, et siin on olemas ka oma nii-öelda siis energiakriiside või kütusekriiside inerts, et sõltumata sellest, kas homme kõik laheneb, meil jääb see kuudeks, siis võib see eeldatavalt üle kandub siis ka kõrgemale hinnahorisondile. Et siin on siis aluseks võtta, meil oli mingi baasprognoos oli makroindikaatorina oli, mille alusel riigi eelmise aasta suveprognoosi tehti, eks ole, majandusprognoosi. Nüüd on meil uus situatsioon. Ja mu küsimus ongi, et kas teie olete teinud sellise prognoosi, erinevate alternatiividega siin võib olla, ja mida see siis, kui me võtame mootorikütuste pinnalt, mida see siis näitab, mis hinnatase see võib meil ees olla, sest see, ma eeldan, et see on siis ka sisendiks Rahandusministeeriumi prognoosi tegemisele. Et kas teil ühesõnaga, kas selles energiakriisist tulenevalt teie ministeerium näeb vajadust või sellest, kas te olete mingisugune analüütiline stsenaariumit te olete kokku pannud ja ka sellest tulenevalt mingisugusel stsenaariumi käivitumisel on nii-öelda piirindikaator, mille puhul tuleb käivitada mingeid Eesti riigipoolseid tegevusi või siis taotleda Euroopa Liidu tasemel mingeid tegevusi, mis iganes võiksid olla? Sellist, ütleme, millised on erinevate muutujate mõjud majandusele, et neid prognoose teevad teised institutsioonid ja valitsus tervikuna saab arutada erinevaid meetmeid, nii nagu siis mõni nädal tagasi tuli arutelu alla praegune olukord ja siis sellega seoses valitsus otsustas ära jätta või teha ettepaneku Riigikogule, loomulikult Riigikogu saab seda ainult otsustada, ära jätta planeeritud aktsiisitõusud. Ja praeguse seisuga nii-öelda vähemalt teie käsutuses oleva info alusel energiapoliitilises vaates nii-öelda täiendavat niisugust hinnangut, mis tingiks mingite võimalike stsenaariumide puhul ka, ükskõik kui drakooniliseks need võivad ka kujuneda, nii-öelda millel oleks mingeid muid otsuseid, mis eeldaks või selle valmidust nendeks otsuste langetamiseks. Ja siin on proua Klaus veetas siin läbi isegi mingitest Euroopa ja teiste riikide puhul kas kaalutavaid või otsustatavaid samme. Proua Laien teatas siin ka, et Euroopa maksupoliitilised, ma ei tea, kas ta mõtles aktsiiside miinimumide tähtajalist peatamist, mida ta õigepärast silmas pidas, seda ei olnud täpsustatud. Et seda iga nagu teie radaril või teie tööplaani püsitanud praegu ei ole ministeeriumi poolt või ministri poolt?
meie radaril on ennekõike, et oleks tagatud varustuskindlus. See on see esimene osa sellest. Ja loomulikult on ka siis energiakandjate hinnatase, et neid elemente me jälgime, millised on võimalikud meetmed, mida valitsus võimalikult kaaluda saab tulevikus, et see selgub siis selles tulevikus ja kui nende meetmete elemendid on mõne teise ministeeriumi käes, näiteks aktsiisid, siis tulebki need teha, need otsused valitsuse tasandil, et sellist konkreetset piirmäära ühe või teise taseme juures mina ei tea, et meil oleks paika seatud ja mis tahes meetmed eeldavad ka siis vastavat riigieelarvelist eraldist nende meetmete katteks. Jah, härra Enokil on täiendus, siis on härra Alas. Aitäh. Ma tahan võib-olla proovin kommenteerida seda poolt asjast, et mis on Eesti Varude Keskuse ülesanne. Me vedelkütuse, maagaasi poole peal, lisaks ka toidu ja meditsiinivahendite poole peal peame jälgima nii turuvarustatust kui ka olema valmis selleks, et näiteks hädaolukorras või tõesti selge füüsilise puudujäägi korral olla võimelised ka siis varudest turgu päästma või turgu aitama. Kütuses on see võimekus meil kõige selgem, see on see 90 päeva varu olemasolu ja täna me oleme siin kirjeldanud eelkõige sellist solidaarsusmeedet, rahvusvaheline energiaagentuur ühisotsusega, meie kontekstis siis umbes 10 päeva varu on valmis kasutusele võtma. Seadus ütleb tegelikult ühemõtteliselt, kui Eestis kütust hakkab puudu jääma, siis valitsuse otsusega me saame varu kasutada just nimelt selleks, et tagada näiteks nende samade haiglate kas või kütusgeneraatorite töös hoidmiseks selleks, et saaks kõik operatsioonid või funktsioonid täidetud. Et elutähtsa teenuse osutajad, päästjad, politsei saaksid oma ülesanded täidetud. Tegelikult see on selle kütusevaru või riigivaru põhiülesanne ja see on seaduses ära kirjeldatud. Sama on maagaasis, nagu Jaanus Uiga rääkis. Maagaasivaru on täpselt samal põhimõttel koostatud või moodustatud ja nende kasutamine valitsuse otsusega vastavalt hädaolukorrale on alati meie võimalus. Vedelkütuses on veel meetmeid, on ka kasutuse piiramine võimalik, ja see on ka seaduses kirjeldatud, on võimalik siis kütuse muutmine, aga nendel kõigil on punkt 1 päris suur rakenduslik kitsikus. Tegelikult tarbimise piiramine ei ole väga lihtne asi ellu viia. See tähendabki see, mida on Kesk-Euroopas tehtud täna juba ja müümegi tanklates ainult 20 liitrit ühe tankija kohta ja panemegi mingisugused hinnapiirangud peale ja ütlemegi, et ainult need numbrimärgid võivad täna tankida. Selliseid administratiivseid meetodeid kasutatakse juba või vähemalt on lubatud kasutama hakata. Nende rakendamine on kallis, on ilmselt ebaefektiivne, et varud ja varude kasutamine on selgelt kõige efektiivsem, kõige arusaadavam, kõige turupõhisem, aga teised meetmed on olemas, aga nad on meil nii-öelda see menüü, mida veel on võimalik kasutada, on olemas, see on läbi kirjutatud, kasutamine valitsusotsusega. Härra Vare repliik. Mulle väga meeldib, aga ma ütlesin ühe asja, mida tegelikult komisjoni esimees üritab ka küsida, on see, et kas kriisi variant on nii-öelda läbi arvutatud. See, mis praegu me arvame, see on ju tegelikult tõsi, nagu ma ütlesin, maikuu peale on praegu kõik maailma nii-öelda silmad sihitud ja tegelikult treiderid iseenesest on optimistid rohkem ja loodavad, et selleks ajaks on sõjategevus lõppenud ja siis tulevad nii-öelda järelmite tasapisi mõju, mis ka kviteeritakse mõne kuuga ära ja siis on kõik jälle tšiki-priki. Aga keskmine hinnatase tõuseb $8-9 barrelist. Nüüd juba ainuüksi see peaks andma meile nagu aimu näiteks aasta eelarve arvutuses, et kui me võtame, et keskmine toorme hind tõuseb 8-9, tegelikult on probleem veel eraldi töötlemisvõimsustega, sellepärast et osa tehastest võivad hoopiski veel mitte online'i tulla piisavas koguses, nii nagu gaasi puhul, nii ka selle diisli puhul näiteks, mis on Euroopale oluline. Ja sealt võib tekkida teatud hinnatõusu surve jätkuvalt ka siis, kui põhimõtteliselt nii-öelda toornafta või toormetarned juba taastuvad. Ehk siis võiks nagu teha siukse kriisistsenaariumi, soovituslikult vähemalt võiks Rahandusministeeriumi inimesed riigieelarve ettevalmistamise raames seda teha ja arvestada, et tulebki, eks ole, 90 tuleb barreli hind aasta keskmisena, see tuleb, eks ole, kallim diisel, tuleb kallim
bensiin ja mida see siis tähendab, kui palju siis sellest ja kus on kannatavuse piir. Kannatavuse piir, minu isiklik vastus, kui meediaväljaanded tihtipeale küsivad, eks ole, siis ma julgen ka komisjonile seda öelda, et kuskil 2,3, 2,4 liitri hind on kindlasti veel kannatatav, aga sealt edasi juba on väga problemaatiline Eesti tegeliku elanikkonna ostujõudu ja kõike muud arvestades. Nii et võiks teha kriisistsenaariumi, see on ju kriisi juhtimise elementaarne, praegu on kriis. Kriis, mida Birool ütleb, et on kõige suurem kriis nagu 3 eelmist suurt kriisi kokku. Et võiks teha kriisistsenaariumi ka siis, kui tundub, et juba pilt hakkab roosilisemaks minema, see on lihtsalt soovitus. Miks me õpetame inimestele, praegu on õppekursus kriisi juhtimisest, kus ka osalen. Jumal hoidku, me õpetame inimestele kohaliku omavalitsuse tasandil, kuidas kriisi juhtida ja kuidas teha alternatiivseid nii-öelda lähenemisi ja nüüd samal ajal riigi tasemel ei taha seda teha, see ei oleks tark. Nii, härra Allas. Ja, aitäh, minu küsimus on ka härra Uigale, et selle samal kriisi juhtimise teemal, et üks asi on muidugi see, et kütus on kallis ja sellest toodetav energia on sedavõrd kallim, aga küsimus on ka nüüd see Nord Pooli regulatsioonid ikkagi, et kui tõesti gaasi hind, mis märkimisväärselt mõjutab täna, või ma seda viimast otsa vähemalt mõjutab elektriturul hinna kujunemist, et kas, et vähemalt sellega võiks võib-olla peaks tegelema, et kuidas siis seda lage allapoole tuua, et see määraks siis kõikide ülejäänud energiakandjatest tuleneva hinna ka, viiks elektri hinna nii kõrgeks, et 4000, et kas see on kuidagi päevakorras, arutate seda, ja minu arvamus on, et peaks, aitäh. Aitäh, ma lihtsalt ütlen konteksti juurde, et praegu on siis tulevikutehingute hind maagaasil 57,5 eurot megavatt-tunnist, et selleks, et jõuda kuskile 4000-ni pakkumishinnas on, peaks see, ma ütlen see maagaasi, ma räägin maagaasi hind on ju, et maagaasi hind siis sinna läheb CO2 ja kasutegur juurde, et selleks, et jõuda sinna nagu nende piirajateni, mis on mingitel muudel eesmärkidel pandud, et selleks peaks see maagaasi hind olema palju suurem, kui me kunagi eales näinud oleme. Et Euroopa Komisjon samamoodi seda olukorda jälgib, see ei ole siin Eesti ainu küsimus, erinevaid võimalusi kaalutakse, minu arust ka ülemkogul käidi seda erinevate riikide vaates läbi, et ma ei ole veel kuulnud, et keegi seda turukorraldust tahaks muuta, sest et juhul, kui panna mingid kunstlikud piirid ette, siis teatud hetkel ei pruugi lihtsalt seda energiat enam saada olla. Et hinnapiir ju tähendab, et kas siis keegi maksab selle vahe kinni, kus see raha siis tuleb, või siis see tähendab, et mingil ajal saab vähem elektrit või mingit muud toodet. Jah, et see on see kontekst, aga meil neid erinevaid, kogu aeg me käime läbi seda, et kuidas meil oleks kütuse varustuskindlus, energiavarustuskindlus tagatud. Nüüd mingisuguseid hästi ülikõrgeid hinnaprognoose, mille tulemuseks oleks pigem tarbimise vähenemine läbi selle, et seda ostetakse vähem globaalselt selleks, et jõuda selliste hinnatasemeteni tähendab, et see on globaalselt selline hinnatase, et need võib läbi käia, aga selle realiseerumise tõenäosus on madal. Nii, aga meil on tõepoolest meeles ju 21. aasta sügis, kus tegelikkuses meil oli meie prognostiline alus, mis oli siis valitsuse prognoos, ütles, et meil kujuneb 22. aasta üldinflatsioon oli seal kuskil 9% maksimaalselt ja see on lühiajaline. Ja see ei ole kuidagi etteheidetav, sellepärast, et see oligi määramatu selline nagu energiasõja olukord ja nüüd on meil ka energiasõja olukord ja tegelikult ka määramatus, kus suunas see kukub. Aga nüüd küsida, ma vaatasin, et seal olid, kas olid need, analüütik andis väga hea ülevaate, palve, et saate komisjonile kirjalikult need slaidid, et seal oli otse kui siis toodud ära, et kui Brent on 100, oli seal $100 tasemel, et siis Kesk-Ida-Euroopa riikide, mis seal oli siis inflatsioon oli vist prognoos 1,5% on täiendavat inflatsiooni, oli niimoodi. Ja, just. 1,5% ja majanduse mahu kokkutõmbamine oli seal vist ka ligi protsendilingis või? Jah, mina lähen niimoodi, jah.
aga ma täpsustan seda üle, et kas see on prognostiliselt teile ka praegu baasstsenaarium, millest me peame Eestis lähtuma, see $100 või millisest baasstsenaariumist täna, selles teadmatuses te siis lähtute ka kevadprognoosi tegemisel, et sest $100, ma ei tea, on siis keskelt läbi kogu aasta peale peaks olema, ilmselt ma oletan siis selle prognoosi pinnalt. Meil on kevadise majandusprognoosi väliseeldused lukku löödud 10. märtsi seisuga ja tol hetkel oli see nafta spot-hind 97. See tähendas, et siis naftafutuurid, mis ta oli alates maikuust, siis sellest natukene madalamal ja suunaga nagu langustrendil. Tähendab, et aasta keskmine on siiski madalam ja ka meil on see negatiivne stsenaarium, nagu kolleeg mainis, ja see on tehtud arvestusega, et nafta hind tõuseb $120 peale ja jääb sellele tasemele pooleks aastaks ja siis sügise poole hakkab vähehaaval tagasi tõmbama. Et see on meie see negatiivne stsenaarium ja selle pealt tuleks siis aasta keskmine natuke üle $100. Ja nii-öelda siis baasstsenaarium, et kui negatiivse korra peale annab aasta keskmine $100, mis ta siis annabki selle Maailmapanga ennustused, ma ei tea, kas te võtate need sisendiks või see on nagu raamistab seda, eks ole, et 1,5% täiendav inflatsioon, siis see tegelikkuses tähendaks Eestis inflatsiooni, kui meil oli praegu, kui ma õieti mäletan, vist 3,5 on, proua Klaus tuletab meelde, on praegu vist, eks ole, või eelmise aasta suveprognoosist oli inflatsioon, eks ole, siis see tähendab, et Eesti inflatsioon baaseeldusega võib kerkida 5% või? On mu mõttekäik korrektne? Laias laastus peab paika, jah, tõepoolest. Ja see tähendab seda, et aga see negatiivne prognoos, kui mida te eeldate, et mis see negatiivne prognoos võib tähendada siis kütuse hinnale keskmisena aasta lõikes? Ja palju siis see 102, kui me ütleme, et lühiajaliselt võib kerkida 120 barreli pealt, see tegelikkuses, kas see tähendab selle nii-öelda ülekandemehhanismis siis, et mis see postihindadesse jõuab, see tähendab siis, kui 100 pealt on praegu diisel 2, ma tahan küsida vulgaarselt, kas see tähendab, et siis 120 pealt ongi 2,5 või? Okei, et võtame niimoodi, et mootorikütuse maailmaturu hinnad on tõusnud enam-vähem samas tempos, kui on toornafta hinnatõus, aga diisli puhul on diisli maailmaturu hind on selgelt enam tõusnud. Et me teeme oma prognoosi ikkagi toornafta hinna pealt, ja kui me võtame, et kui me vaatame, et nafta hinda $120 peale, see tähendaks, et siis mootorikütuse hinnad keskeltläbi tõusevad 40-43%. Ja siis ma tean, et keskmiselt 2 täistuleks, siis peaks olema hinnatõus seal 30%. Et siis palju nüüd juurde panna, et 40, et natukene juurde panna, et siis mis hinnatõus peaks olema, ma ei tea, 2.15 äkki või. Et siin täna hommikul tõusis bensiin 95, 1.95 peale. Et ilmselt siin 20 senti võiks juurde panna hinnale. Proua Klaus, jah? Jah, et siiski täpsustan lihtsalt seda, et tõesti, kuna olukord on nii kiiresti muutuv hetkel, siis seda riskitsenaariume me ikkagi veel päris lukku pole pannud, et sellega veel töö käib viimase minutini põhimõtteliselt, et järgmine nädal ikkagi tuleme siis täpsemate numbritega välja, aga kindlasti ka praegune arutelu siin on olnud oluliseks sisendiks, et võib-olla veel seda üle vaadata, et suurusjärgud on, nagu Kristjan siin mainis, aga suures plaanis ikkagi töö käib sellega hetkel ja me siis järgmisel nädalal räägime täpsemalt. Aga ma küsin, proua Klaus, nüüd teile küll analüütilise või niimoodi selle poole nagu juhina, aga mis üldse, kui me räägime nüüd selles loogikas, et see võib kerkida siin 2.15-le, niimoodi siis selle, kui ta läheb, ütleme, jääb siis selle baasstsenaariumis, ütleme aasta keskmes 100-ni, aga 120-ne mõne kuu perspektiivis nii-öelda niisuguse
sõltumatu järgmise päevade otsustes nagu niimoodi inertsina, et mis need võimalikud tasakaalustusmehhanismid siin üldse on, vaadates, kas seda olete ka arutanud, et kas siis kehtestada mingisugune automaatne stabilisaator, maksupoliitiline, mis siis teatud hinnahorisondile jõudes rakendub ja näiteks võrdeliselt siis mingi prognostilise tasemega teatud tähtajaks käivitub. Siin härra Vare pakkus välja siin, eks ole, teatud kuppelhinda, millest üle ei saa. Siin Rallas reklaamib, et on juba 2.16 on juba ühes kohas diisel, ma ei tea, mis koht see on. Kus? Selge, kuskil on juba jõutud sinna. Nesteni, okei. Või ei ole Neste, võib-olla igaks üks ütle, et on segadus küll. Et ütleme, siis on, et mis meil üldse niisuguse amorte selle hinnakriisi lühiajal eeldatavalt ikkagi kuude perspektiivis leevendamiseks on olukorras, kus me ütleme, et tõenäoline võib olla siin, et juba baasstsenaariumis meil on 5% inflatsioon. Jah, et esimene ülesanne meil hetkel ikkagi ongi see baasstsenaarium võimalikult selgelt välja tuua ja ära kirjeldada koos riskitsenaariumiga siis, arvestades neid võimalikke arenguid. See on nüüd esimene ülesanne ja selle peale siis nüüd saab valitsus, parlament, Riigikogu otsustada, kuidas ja mis meetmetega Eesti riik siis edasi läheb. Et on olnud ju erinevaid ettepanekuid ka erinevatelt erakondadelt lisaks siis sellele kütuseaktsiisi tõusu ärajätmisele käesoleval aastal. Et hetkel ma ei tea, et kui kaugel nende meetmete täiendav arutelu ja täiendavad meetmed Eestis on nende otsustega või aruteludega jõudnud. Et kindlasti hetkel saame kindlalt öelda ainult ühte, et sellel aastal kütuseaktsiis, elektriaktsiis, gaasiaktsiis ei tõuse, aga kõik muud valikud on veel hetkel laual, et praegu meie teeme ikkagi selle baasstsenaariumi, mille pealt siis saab teha poliitilisi valikuid ja ettepanekuid edasi. Jah, kui ma tohin küsida, millal, kui ma saan aru, see stsenaarium on, see eeldab siis, millal te kevadprognoosi siis, mille puhul see peaks siis teie vaade kokku saama, mis on siis prognoositav, erinevad alternatiivid peaks valmis saama? Avaldame 2. aprillil, nädala pärast sisuliselt. Nädala pärast, selge. Aga mul on küsimus, tähendab kütusevaru koha pealt. Kas te siis kütusevaru reaalajas praegu panete täiendavalt müüki ja kui panete, mis see hind siis on? Sisseostuhind või väljaostuhind on turuhind või kuidas te siis maaletoojate hind või kuidas see määrab? Et kas siin varude agentuur teenib selle pealt veel oluliselt või see on tegelikult ainult potentsiaal, et see realiseerub mingil hetkel? No alustame sealt, et enne me ei saa midagi müüki panna ega realiseerida, kui valitsus pole lõplikku otsust langetanud. Praegu on põhimõtteline otsus, et me ühisaktsiooniga liitume, nagu Jaanus Uiga kirjeldas, sellel neljapäeval, ma saan aru, on plaanis valitsuse istungil see otsus. Jah, kui valitsus otsustab varud vabastada, see tähendab varude müüki turuhinnas. See müük toimub turuhinnas. Me müüme kaupa aktsiisis ehk enne aktsiisilaos enne maksustamist ja selle müügi hinna põhimõte on selles, et me peame sellest müügist ka siis teenitud vahenditest suutma selle varu tagasi moodustada. Et see, mida me müüme, me oleme ka kohustatud selle varu uuesti moodustama, uuesti soetama ja selle sama müügist teenitud raha eest toimub ost ja see on seaduses niimoodi täpselt kirjeldatud. Arusaadav, aga siis selles mõttes, et arvestades seda, et me oleme osa ju globaalsest turust, siis sellel meie sooritusel mingit tähendust Eesti turul ei ole, kuna see on nii isoleeritud või väikene mikroskoopiline element maailma turuhinnast, eks ole. Et selle mõte on lihtsalt nii-öelda olla osa globaalsest elemendist praegu asendus. Selles kontekstis kindlasti küll, jah. Härra Varel on repliik või küsimus? Ja mul on repliik lihtsalt selle teema arutelu juurde, sellepärast, et erialakirjandus on hakatud juhtima tähelepanu sellele, et lisaks kõigele sellele, mis toimub toorme tootmisturul, siis upstreamis on nüüd tekkinud uus nähtus, kus tehased
need, kellel on eriti parem positsioon mingitel põhjustel tehnilistel, on oma marginaali kasvatanud. Ehk siis, lugupeetud riigivaru eest vastutajad, kui te müüte täna sellise turuhinnaga, siis võib juhtuda, et sisse te enam selle hinnaga osta ei suuda, sest just Orlen on muuseas konkreetselt ühe firmana nimetatud selles nimekirjas, kelle tehastega on probleemid. Et nad on kallimalt hakanud tootma, kui tegelikult tavaline tsükli marginaali arvestus neil on ja turuosalised teavad seda päris hästi. Nii et lihtsalt juhin sellele tähelepanu, et see võib tekitada lugupeetud komisjoni esimehe küsimuse valguses teatud raskusi selle summa piires sama koguse hankimine samas kaubal. Eriti diisli ja jet fueli puhul. Bensiini puhul seda ei ole märgatud, aga just nende kahe puhul. Ja Renokil on siin täiendus. Ei, täiesti nõus ja loomulikult me teame seda, et rafineerijate marginaalid on tõusnud. Kaks asja. Üks on see, et me muidugi peame lootma sellele, et turumajanduses on ka teisi pakkujaid ja teine on see, et varude vabastamine tähendab ka seda, et me ei lähe seda varu tagasi soetama tipust. Varude vabastamise aktsioon tähendab ka seda, et meil see kokku lepitud 90 päeva varu hoidmise nõue ka siis ju langeb ja üldjuhul ka varude tagasi soetamine toimub pigem sellisel rahunenud turu olukorras, mis tähendab, et me hoiame siis ka seda alavaru kuni selleni, jällegi lähme tagasi selle Vene-Ukraina sõja alguseni, siis 2024 oli see, kui me kuulutasime siis ühisaktsiooni lõppenuks ja siis oli kõigil kohustus jälle oma 90 päeva varu hoida ja kes neid käike õigesti planeeris ja muidugi ka me kasutame samamoodi riskimaandust ja hedžimist, siis nad tulid sellest olukorrast, ilma suuremate lossideta läbi. Et see on võimalik, aga loomulikult, kui keegi teaks homset turgu või ka 6 kuu pärast turuhinda, siis oleks päris lahe. Ja ma täpsustan üle, et nüüd see 1,5 teravatti Lätis hoitavat Eesti gaasivaru, üks teravatt. Mis hinnaga see siis turule tuleb? See tuleb hooajal, seda nüüd niisama turule ei panda, vaid see tuleb siis kütteperioodil või enne kõike siis tuleb turule ja see tuleb turule siis ka, siis tekib lihtsalt varude keskusele täiendav kasumi marginaal. Samamoodi gaasiga on küll ta nüüd maagaasi seaduses ära kirjeldatud, aga valitsuse otsusega turuhinnas ja siis Vabandust, ma täiendan juurde, et see hind on ikkagi see hind, millega varude keskus on selle gaasivaru soetanud kunagi või kõrgem. Ja arvestades, millal see gaasivaru soetati, siis see varu ongi seal üsna kalli hinnaga. Aga see varu ongi selle jaoks, et mitte seda esimesena kasutatakse, vaid siis, kui kuskilt mujalt saada ei ole. Et see on meil täiendav kindlust andev instrument, et meil on lisavaru, kui meil on aastane tarbimine siin keskmisel aastal praegu 4 teravatt-tundi ja meil on 1 teravatt-tund pluss 0,3 teravatt-tundi Eleringi varu veel olemas, et siis meil on üsna kindel, et ka sellisel külmemal perioodil, kui midagi juhtub, mitte tavaolukorras, kui midagi juhtub, siis saab seda varu kasutada selleks, et meie inimestel oleks gaas olemas. Aga see kindlasti ei ole kuidagi alla turuhinnast, et siis sellisel juhul varude keskus tekiks väga suur kahjum, kui ta, ma ei tea, isegi täna meil on ju maagaasi hind kõvasti kasvanud, nagu ma ütlesin, oli seal mingi 50, alla 60 on praegu, 60 euro megavatt-tunnist, see on mitu korda madalam kui see, millega Eesti varude keskus selle maagaasi varu omal ajal soetas. Aga selle eesmärk ongi olla varukütus. Ja kõige külmemal talvel, mis meil on siin viimastel aastatel nähtud, ei ole seda varu vaja läinud, et toodi LNG kargosid, toodi Poolast gaasi, kogu piirkonnas on hästi kõrge tarbimine, ka Soomes. Seda me regulaarselt jälgisime üle Baltikumi ja nüüd on juba toimub ka gaasihoidla täitmine juba. Et praegu see tarbimine nii palju alla läinud, aga vahepeal võeti väga palju välja sealt. Nii et selline kontekst juurde. Ja mul on küsimus, proua Klaas, ma saan aru, et see lähtekoht siis pigem on meil see, et eeldus baasstsenaariumiks on, et aasta keskmine, et aasta lähematel kuudel võib siis siin
ütleme siis nafta hind kerkida üle 120 ja sellega seoses siis ka üle 2,15 kerkida siin kütuseliitri hind, aga aastal pinnalt ta jääb siis kusagil 100 tasemele horisonti meie praeguse teadmise pealt, nii habras kui see ka ei ole. Ja sellega seoses tuleb arvestada siis nii inflatsiooni kerkimist, aga ka majanduse väiksemat kasvu. Kas majanduse väiksema kasvu põhjus on ennekõike kütuse hinna tõusust tulenev tulenev siis majanduse konkurentsivõimetumaks muutmine siseloogikas või lihtsalt ebakindlus rahvusvaheliselt, mille tulemusena lihtsalt kogu tarbimine ja eksport kukub väljavaated? Täpsustan, et antud juhul need numbrid, et kus see nafta hind tõuseb 120 peale, et see on meie negatiivne stsenaarium. Et meie baasstsenaarium on see, mis löödi lukku hetkel, kui nafta spot hind oli $97. Ja loomulikult, et kallim nafta tähendab läbi hoogsama inflatsiooni majanduse reaalkasvu vähenemist, et põhimõtteliselt osa kasvu läheb hinda ja osa sisuliselt et see mõjutab nii Eesti tarbijaid kui ka meie siis lähiturge ehk siis ekspordi, kuna siis nõudlus meie lähiturgudel on madalam seetõttu ja siis see mõjutab ka ühtpidi meie eksporti ja kui siis on teistpidi on kuidas ma nüüd ütlen, et jah, sisenõudlus saab olema nõrgem, ehk siis nii majapidamistel on inflatsioonisurve, tähendab, et ei saa enam nii palju endale lubada kaupu ja ettevõtetel ei ole võimalik ka kogu hinnatõusu ilmselt lõpphindadesse lisada, et ka nende kasumlikkus saab kannatada. Arusaadav. Ma küsin veel Rahandusministeeriumi analüütilises vaates, kui jutt oli, et aastane, ma ei tea, kas 26. aasta prognoositud või 25. aasta tegelik, mootorkütuste turumaht oli 750 miljonit eurot. Või mida siis tarbiti? Ma sain aru, eks ole. See on siis läbisegi, eks ole, kõik ettevõtted ja inimesed. See on ainult majapidamised. Ainult majapidamised? Jah. Nii et tegelikult siis selle majapidamiste mootorkütuse turu pealt, siis me saame käibemaksu mahu, mis sellest käibemaks tuleb, sest ma küsin nüüd, kas see 750 miljonit on koos maksudega? Või see on, ütleme... See on koos maksudega, aastal 2025 kokku. Aga see on ka koos käibemaksuga? Jah. Okei, et saada siis seda käibemaksu tulu, siis meil tuleb tagurpidine protsentarvutus teha sealt siis, et X plus 24% võrdub 750 miljonit, eks ole. Et siis ta kuskil 150 miljoni jagu vast sellest on või palju ta tuleb siin silma järgi. Ja ma küsin lihtsalt seda, et kui 1 sent 145 miljonit ütles Rallas, jah, et kui ja mu küsimus on, et mis see progressiooni number on, et piltlikult öeldes sealt vist enam-vähem, kas nii on korrektne öelda, kuna siin tuleb sisse ka ettevõtete käibemaksu neutraalne, eks ole, kütuse tarbimine. Aga et see tuleb välja, et siis kuskil on nii, et on see siis, et 5 senti või ma ei tea, mitu senti hinnatõusu turul võrdub siis, kui kujutad ette, et näiteks käibemaksu langetada, eks ole, on ta siis 1 sendi, on ta siis 1 vastavalt sendi jagu käibemaksu langetamine või? Saate aru, mis mu mõte on? Et mis on see optimumi loogika, kus me võime öelda, et proua Klaas viitas siin sellele, et seda ei tea, kuna ka tarbimine võib väheneda, eks ole, seoses majanduskonjunktuuri muutmisega, inimeste tarbimiskindluse kahanemisega. Aga mis see, kas te praeguses seisus ei ole suutnud hinnata, et kas siis praegu, kui see on majandusprognoosi puhul, te ütlete alles, suutate öelda, kas meil käibemaksu selle $100, $97 perspektiivi pealt laekub siis lõpuks
rohkem, terve mõistus ütleb, peaks rohkem laekuma, sest millise nafta hinna pealt või millise taseme pealt oli see suveprognoos tehtud 25, kui analüütikud oskavad öelda? Kui see 60 pealt või? Ma kohe vaatan. Niikaua kui Kristjan vaatab, siis jah, et käibemaksu tasumine tõesti on ainult reaalselt siis kasvab eratarbimise poolt ja valitsussektori tarbimise vaates, kus siis ei ole sisendkäibemaksu tagasiarvestust. Et need on kindlasti need peamised kohad, aga tõepoolest, kuna eratarbija ikkagi on hinnatundlik ja tarbimine on hinnaelastne nii-öelda, et hinna tõustes ikkagi kogused vähenevad eelkõige eratarbijatel, siis see teisest küljest jällegi vähendab seda võimalikku täiendavat käibemaksutulu riigile. Et jah, ma vaatasin üle, et meie eelmise aasta suveprognoosis oli nafta eelduseks, aasta keskmine nafta eeldus natuke alla $70 barreli kohta selleks aastaks. Arusaadav. Selge pilt. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis me täname. Ma arvan, et me saime olulisi sisendeid siin praegu, sest ma ei tea, mu isiklik järeldus on, et ma kutsun üles küll valitsust, siin neid institutsioone, kes laua juures on, selle riskistsenaariumiga tegelema ka selle poolest, mis peidutab meetmeid, ütleme, kuidas sellele reageerida. Me peame omad erikaalu reaalselt tajuma nendes maailma trendis. Ja inflatsiooniline probleem minu meelest ja majanduse kokkutõmbumise probleem on siin väga tõsine tegelikkuses. Et see võib osutuda ju leebemaks, aga mulle näib, et kui baasstsenaariumi loogika on ikkagi inflatsioon 5%, see on täiendav löök. Sest see tähendab, kui meil, kas ta on nüüd Kesk-Ida-Euroopa riikide siin mahus see nii-öelda, mida see Maailmapank ennustas, seda me tegelikult öelda ei oska, aga majanduse ja toimetuleku väljavaadete puhul on see ikkagi tõsine olukord. Aga me palume siis väljastada meile ka tõesti need dokumendid, mis on, ja saate need slaidid, ja loomulikult siis ma arvan, et kui see kevadprognoos tuleb 2. aprill, kindlasti me arutame seda, see on väga tõsine. Aitäh, sellega on komisjon läbi. Aitäh kõigile kutsutud.